Nii et inimene on loomas massiliselt täiesti uusi aineid, mida me ei näe, aga mis on nad siin olemas. Ja nanode puhul võib seda tõesti öelda, kuna nanotehnoloogia on näidanud oma perspektiivi siis peaaegu igal elualal, millest iganes võib mõelda. Meditsiinis, kosmeetikas, ehitusmaterjalides, kattematerjalides, muus materjalitööstuses. Et võib-olla seda isegi ei oska võrrelda ühegi teise seni toimunud sellise revolutsiooniga. Siin võib-olla võiks tuua selle tehnoloogia vastutustundlikul arendamisel võiks tuua võib-olla sellise võrdluse asbestiga, mis siis kunagi oli samuti väga laialdaselt kasutatav ja väga lubav ehitusmaterjal. Ent tänapäeval on see materjal keelatud, sellega seostatakse erinevaid tõsiseid haigusi, kopsufibroos, millest ma rääkisin, ja üritatakse asbesti sisaldavaid materjale hävitada ja kogu see võrdlus siis võiks näidatagi seda, et tegelikult on tarvis tehnoloogia ja siis toksikoloogia arendamist käsikäes. Ehk et kui materjalitehnoloogiliselt midagi arendatakse, peaks uurima ka selle bioloogilisi efekte ja ühendid, osakesed, mis siis näitavad oma potentsiaali nii tehnoloogiliselt, kui ka on tõestatud nende bioloogiline ohutus. Ainult selliseid võiks siis vastutustundlikult kasutada tulevikus. Loodud nanoosakesed siis, kas nad siis on pärit otseselt tootmisprotsessist või siis juba toodetud produktidest, nagu kõik asjad lõpetavad siis tegelikult oma teekonna keskkonnas. Ja nüüd, kuidas nad keskkonnas liiguvad, ka see on üks käesolev uurimisteema ja seda uuritakse ka siin meie keskuses. On näidatud, et kui nad keskkonda jõuavad, üldiselt nad siis akumuleeruvad. Kas nad akumuleeruvad siis pinnasekihtides, kui nad jõuavad veekogudesse, näiteks settekihtides. Samuti võivad toimuda nendega erinevaid modifikatsioonid. Nad võivad näiteks klombistuda siis kokku suuremateks osakesteks, nad võivad agregeeruda mõne loodusliku ühendiga, võib-olla muutuda vähem ohtlikuks, kui nad enne olid. Ühesõnaga, nende bioloogiline aktiivsus võib samamoodi muutuda siis tänu nendele keemilistele muutustele seal, aga nende liikumine keskkonnas, nagu ma ütlesin, on praegu uurimisel ja selleks üritatakse luua mudeleid, et siis oleks erinevates keskkondades võimalik määrata, kuidas need osakesed liiguvad, kuhu nad lõpuks satuvad. Aga nad ei hävi? Üldiselt nad ei hävi. Kui nad ei ole orgaanilised molekulid, siis kõik inorgaanilised osakesed, molekulid on tegelikult jäävad siin keskkonnas. Nüüd osa nanoosakesi on muidugi inertsed, nii et nad on lihtsalt mingi mass, mis võiks siis kuhugi kehas ladestada. Teised võivad olla bioloogiliselt aktiivsed, mis on natukene ohtlikumad. Aga selliseid pikaajalisi efekte on jällegi päris keeruline ette ennustada. See on niimoodi iga tehnoloogia puhul, ka mobiiltehnoloogia puhul, isegi erinevate ravimite puhul, kuna on teada ju mitmeid juhte, kus ravim on pärast teatud aastaid ringlemist lihtsalt turult ära korjatud tänu tema avastatud ohtudele ja võib-olla see sama asbest. Et me ei saa kindlad olla, mida tulevikus avastatakse selliste krooniliste või pikaajaliste efektidele toetades. Et me ei saa öelda, et nano on täiesti hea, aga me ei saa öelda ka praegu, et ta võib olla halb. Nanotoksikoloogiale toetudes ei saa praegu väita, et nano on halb. Sellepärast, nagu ma ütlesin, iga päev ilmub 3-4 uut artiklit, kus me saame uut informatsiooni. Oma headust on ta muidugi näidanud mitmes valdkonnas, materjalitehnoloogias, ka meditsiinis, nagu siin jutt oli, ravimite efektiivsem sisenemine rakkudesse. Et tegelikult siis on vaja uurida rohkem selle pahu poolt, et midagi kindlat väita selles alal. Kas tootjatel, kes kasutavad nanoosi, peaks olema mingisugune kohustus, et nad inimest teavitaksid sellest,
et selles või teises, kas või sinu kitliski on nanoosakesed sees? Praegu ma võin öelda, et ei ole ühelgi tootjal mitte kusagil kohustus märkida toote peale, et seal on sees nanoosake. Euroopa Liidus on võib-olla see seadusandlus natukene karmim kui Ameerikas, kuna siin ei ole firmal isegi kohustust teavitada, et ta toodab nanoosakesi. California on selles mõttes esirinnas, et siin nii-öelda Department of Toxic Substances alustas 2008. aastal andmete kogumist firmadest, mis toodavad nanoosakesi. Et nad annaksid informatsiooni, aga seda ei saa jällegi firmale kohustuseks panna. Ja tegelikult on isegi nii-öelda diskussioon sotsiaalteadlaste keskel, kas oleks üldse õige märkida tootel, et seal on nanoosake sees. Et kuidas muudab see tarbija suhtumist sellesse produkti. Et võib-olla siis tarbija, olles kuulnud kuskilt meediast näiteks mõnedest nanode kahjulikest efektidest, mis võib-olla ei kehti selle osakese kohta, mida tema parasjagu kasutab, aga ta seostab seda selle nii-öelda kuuldud jutuga, arvab, et see produkt ei ole hea ja ta ei osta seda. Tänu sellele siis ongi selline diskussioon, et kas üldse oleks õige märkida produktile, et seal on sees nanoosakesed. Nii et tegelikult tarbija praegu ei tea, kas tootes on nano või mitte. Nanovaimustus algas 1900. Tegelikult võiks selle alguseks pidada võib-olla 2000. aastat. Esimene jutt nanoosakestest oli 1959 ja see oli sellise nii-öelda füüsikageeniuse poolt nagu Richard Feynman ja siinsamas Californias ja võib-olla sellepärast võibki Californiat seostada siis nanoga. Et see revolutsioon nii-öelda algas siit. Nüüd see jutt oli selline suhteliselt utoopiline tol ajal, kuna võite isegi ette kujutada maailma 59. aastal ja siis tuleb keegi ja räägib, et võiks panna ritta molekule ja näiteks nendest molekulidest ehitada teksti, nii-öelda raamatu, et mitte siis trükkida nii-öelda makroskaalas tähtedega, vaid hoopiski ehitada tähed molekulidest ja niimoodi näiteks vähendada teksti 25 000 korda. Siis sellele järgnes selline materjaliteaduse nii-öelda arendamise pool mitte väga aktiivselt, ma ütleksin, kuna paljud teadlased on isegi öelnud, et raske oli saada rahastust oma tööle enne 2000. aastat. Aga 2000. aasta oli tähelepanuväärne seepärast, et sel aastal asutati siis Ameerikas National Nanotechnology Initiative, mis on siis selline institutsioon, kes siis jagab raha kõikidele nanotehnoloogiat arendavale kui ka siis selle pahupoolega nii-öelda tegelevatele institutsioonidele. Nii et mina peaks seda nii-öelda õitsengu algust 2000. aastaks. Kus me selles revolutsioonis praegu oleme? See revolutsioon on toimunud juba siis 10 aastat. Ja muidugi nagu igalt revolutsioonilt oodatakse alguses väga palju. Et selle alguses siis arvati, et juba 10-20 aastaga oleme me nii-öelda nanotehnoloogias väga kaugele jõudnud. Eelmise aasta lõpus siis avaldati ajakirjas Nature selline arvamusartikkel National Nanotechnology Initiative poolt, kus siis avaldati arvamust, et praegune nanotehnoloogia sees ei avalda ootustele, mis neile seati 2000. aastal. Ehk et oodati rohkemat, kui praeguseks on saavutatud. Ja lõpetuseks siin, kas nanovaimustus maailmas jätkub või on see natuke jahenenud? Ma ütleks, et nanovaimustus kindlasti jätkub nii USA-s kui Euroopas. Euroopas kindlasti seetõttu, et seal ei ole veel jõutud USA tasemele, sest USA on nii oma rahastamise kui tehnoloogia arendamisega kindlasti esirinnas. Aga Euroopa Liit üritab sinna alles järgi jõuda. Nii et kindlasti see nii-öelda vaimustus, tehnoloogia arendamine jätkub. Kus Eesti selles on? Ei saa võrrelda muidugi USA-d ja Eestit, kui me vaatame rahvaarvu, ettevõtete arvu, siis küll aga ma võiks välja tuua, et Eestis on mitmeid uurimisgruppe, kes töötavad nanotehnoloogia alal just materjalitehnoloogias ja teiselt poolt ka bioloogiliste ohtude uurimisel. Näiteks siin KBFI ökotoksikoloogia uurimisgrupp.
kust ka mina oma teed alustasin siis nanotoksikoloogina. Ja Eestis on juba mitmeid patente nanotehnoloogilistele saavutustele, siis näiteks päikesepatareides, näiteks vedelklaasis. Ma arvan, et Eesti on suhteliselt heal tasemel oma nanotehnoloogiaga.